tervitus! Olen Krõõda talus ja siin on tõeliselt suursugune ja vinge koht sulle välja pakkuda. On paras väljakutse mulle, kuidas sellist uhket talukohta müüa, reklaamida, et edasi anda kõike seda positiivset ja salapärast ja suursugust, mida iganes energiat, sükest head energiat sellistes kohtades on, et kuidas seda edasi anda video vahendusel, pildimaterjali vahendusel, teksti vahendusel. Et see on alati selline väljakutse. Kutsun sind majja tuurile ja näitan sulle seda maja ka seespoolt. Ja lähme siis vaatame lähemalt, mis siin majas seespool on. Siin on väga palju tube. Ja astume siis majja sisse. Ees on selline väike esik, siit pääseb üles katusekorrusele. Vasakut kätt jääb sahvriruum. Ja nagu ikka, tavaliselt planeeringus on kohe üks suur ja avar köök, kuhu me jõuame esimesena. Köögist vasakule jäävad toad ja samuti siis siit köögist otse. Ja see on tõesti heal järjel ja rikka peremehe ehitatud maja. Väga palju tube, väga ilusa arhitektuuriga. Ja see ahi nüüd, mida sa siin näed, on tõeliselt võimas. Siia lähevad sisse meetrised puud ja see on nelja toa peale. Ja liigume nüüd edasi, siin on nüüd, ka võib seda nimetada toaks või koridoriks, et siia pääseb ka teist sissepääsu pidi. Ja siin on nüüd järgmine tuba. Et näidata on palju ja tube on palju, kõnnime siit järjest edasi. Muidu see video läheb siin päris 10-minutiliseks, et seda sa jõua iialgi lõpuni vaadata. Võib-olla jõuad, sest maja on seda väärt, kui sul huvi pakub, siis kindlasti arvan, et peaksid päris hea ülevaate saama. Ja praegu on lõunane aeg ja see maja otsa aken ja päike paistab siit otsas maja otsas sisse ja kohe keerab päike siia maja ette. Et ilusad valged avarad toad, suured aknad. Ja siin vasakul on nüüd selle suure ahju üks külg. Ja nüüd jõuame sinna köögi kõrval olevasse tuppa. Mis hetkel on selline majapidamisruum. See talukoht on kunagi mõisniku käest ostetud. Võib vaid ette kujutada seda peremehe, seda tunnet, mis peremehel valdas, et kui sa kunagi ostad mõisniku käest päriselt oma maa ja ehitad sinna oma maja oma kätega, et seda tunnet on ikka väga raske ette kujutada. Ja lähme vaatame katusekorruse ka üle, et see on seda väärt. Nii, lähme siit läbi.
Vau, siin on tõesti ruumi. Ja ma arvan, et siia on planeeritud toad ka originaalis, et siin ei oleks muidu nii suured ja avarad aknad ja uhked ruumid. Et tõesti lahe väljaehitus sellel majal. Ja vaade hoovi. Ja siin on võimalusi laiendada. Väga kihvt laastukatus on all siin. Keegi võiks selle kunagi uue laastukatuse panna sellele majale. Vot nii, katusekorrusel ka käidud. Kuhu siin veel viia? Vaatame, kolame veel natukene väljas ka ringi ja äkki käime selles mõisaaegses keldris ka ära. Näitan sulle natukene ka neid kõrvalhooneid. Siin on puukuur ja kusjuures see on päris kasutuskõlblik. Vaatame korra siia puukuuri ka. Siin on täitsa okei ja saab ilusti puid hoida. Et vaat millal sa viimati selliseid puid nägid? Et mõõdulindi kõrvale panna, siis tuleb meeter. Sellised puud lähevad siis selle uhke talu, kunagise talu, olgem täpsed. Paljud pahandavad, et tänapäeva maakohti taludeks nimetatakse. Ega ta päris õige võib-olla ei ole ka, talu on kui majandusüksus. Ma arvan, et õigem oleks võib-olla nimetada talukoht, et need on sellised kunagised talukohad. Ja siin on veel kunagised siis laudad, küünid, kuurid. Ja nende aeg on ilmselt läbi. Siin ei ole midagi jätta. Nii, korra näitan siin. See põld on ka kõik selle kinnistu hulgas. Just haritud praegu, aga kui on vaja endal kasutusse võtta, siis ei ole probleemi, see täiesti võimalik. Aga võt siia Sirelipõõsasse on nüüd äge kelder ära peidetud. Nii, julged sisse minna, siis tule muga kaasa. Okei, kaunis pime. Tuhat 836 on aasta ja mõisaaegne kelder. Võiks natuke kõrgem olla. Ei tea, kas inimesed olid tõesti nii palju lühemad sellel ajal või miks ta nii madal on. Ja jalutad natukene siin ümber maja ka, et sulle seda vaadet näidata ja lähim naaber on siis seal. Köögiaknast sisse ei vaata, aga ütleme niimoodi, et silm on peal. Juhul, kui tahad nädalavahetuseks või nädalaks ära minna, siis pole probleemi, et keegi maja päris üksi oleks. Nii, näitan sul veel korra seda maja ka. Ja sissepääsu tee on ilusti avalikult teelt. Vaatame, siin aianurgas on üks tool. Vaatame, mis vaade siit avaneb.
Vau, tõesti kihvt. Pildi saab teha. Kui sul see koht nüüd meeldis ja huvi tekkis, võta kindlasti ühendust, lepime kokku, tuleme vaatame. Helista, kirjuta mulle, vaata lisainfot kuulutusest, lingid on all. Pane like, kui sulle meeldis. Vaata teisi minu kuulutusi www.maarjakarro.ee või Kinnisvara24 portaalist. Ja soovin sulle edukaid kinnisvaraotsinguid, edukaid tehinguid, edukaid kinnisvaramüüke, mida iganes sa kinnisvaraga teed. Kui küsimusi on, anna julgelt mulle teada. Ehk saan sind aidata. Kõik ilusat sulle. Tšau!